olen kindel, et paljud teie seast olevat nõus minuga, kui ma ütlen, et me võime käia kogu aeg kirikus, kuulata ilusaid jutlusi, otsida midagi internetist, lugeda pühakirja, aga samas meie elus ei toimu mitte midagi. Elan nagu Jumalat ei ole olemas. Ei tunne teda. Ei tunne, et ta on koos minuga. Ja võib-olla tulevad kahtlused. Kas ma pean käima kirikus? Kas ma pean lugeda pühakirju? Kas ma pean täitma Jumala käske? Võib juhtuda vastupidi. Inimene hakkab rohkem käima kirikus selleks, et rohkem kuulata neid jutlusi, aga ka seda ei aita. Miks on nii raske võtta vastu, mida Jumal meile ütleb? Miks me vaatame uudiseid ja oleme nõus sellega, mida keegi räägib meile, mis puudutab seda maailma? Isegi kui me teame, et kui me hakkame vaatama teisi uudiseid, siis need inimesed juba räägivad nendest sündmustest täitsa teistmoodi. Aga me oleme valmis võtma vastu seda, mida me kuulame, ja kui kirikus me midagi võtame vastu, siis see nagu ei puuduta meid. Arvatavasti sellepärast, et seda, mida me kuuleme kirikus, seda, mida me loeme pühakirjas, peavad mõjutama meie elusid. Kui ma kuulan uudistes, et midagi toimub, isegi Tartus näiteks, väga tihti see ei puuduta mind. Ma võtan vastu, ma olen nõus, aga kui ma kuulan midagi kirikus, peavad toimuma muudatusi ja miks ma ei taha võtta vastu ja miks ei toimu muudatusi, sellepärast et mulle isiklikult ei meeldi see, mida ma kuulan kirikus. Keegi väga ilusasti ütles, et kui ma kuulan kirikus, kuidas Jeesus Kristus kutsus aitama vaeseid inimesi, siis kui ma kuulan seda, siis ma pean avama oma rahakotti. Kui ma seda ei tee, siis see ei ole niisugune tõde, mis on minu oma. Ja väga huvitav mõtiskleda selle üle, kui palju neid tõdesid ma omandasin. Kui palju sellest, mida ma kuulan kirikus, kui ma loen pühakirju, ma võtan omaks ja sellega ma olen nõus. Ja miks ma ei saa võtta vastu teisi tõdesid? Sellepärast, et mulle ei meeldi. Rikas inimene, kellest oli jutt evangeeliumis, arvatavasti oli Jumala kartlik inimene. Tundis, kes on Abraham. Teadis, kes on Jumal. Olen kindel selles. Aga ei võtnud vastu oma südamesse, mida seesama Abraham ja teised prohvetid ütlesid. Ja seepärast, vaatamata selle, et teadis väga palju, elas Jumal kaugel. Äkki on niimoodi, et me ka teame väga palju Jumalast, aga elame Jumala kaugelt, sellepärast, et ei tee seda, mida Jumal ütleb. Ja see ei mõjuta meie elusid. Elan temast kaugel ja tulevad erinevad kahtlused.